Jõudsime esimesel õhtul ka festivali väravasse ja proovisime ära rääkida turvasid, et kuulge, et ma ei tahaks ühe päeva ainult festivalile tulla, et laske sisse, palun laske sisse. Aga neil oli mingi suur boss kõrval, kes ei lubanud. Aga siis üks India tüdruk, kes seal väravas oli, ütles, et aga parkige oma auto kuhugi võpsi ja mingi üle aia. Et siin on nii palju inimesi ja siin turva, ei ole just kõige pädevamad, et kindlasti saate ennast sisse mässida kuidagi. Ja siis me veetsime esimese öö lihtsalt magasime ja mõtlesime, et järgmisel päeval me siis proovime ennast kuidagi festivali alale sisse mähkida. Otsime hetkel, kus võpsikus parkida. Siin on lähedal üks festival. Pilet on 5 sotti, maksta ei taha. Lähme otsime mingi koha, kus kämp üles jääda ja siis proovime raia hüpata sisse äkki. Võiks olla näha. Tervis! Esimesel ööl tulid ka turvad meie ööbimiskohta, et uurima, et mis me teeme siin ja et kas me tahame üle aia minna ja me ütlesime, et ei, et me tegime lihtsalt ühe suure mägimatka just ja kuulsime, et siin on mingi festival, üritasime sisse saada, pilet on 7 sotti koos autoga, et ei, meil ei ole siukest raha kuskilt võtta, et me mõtlesime, et me ööbime siin võpsikus ja siis homme paneme edasi. Ehiks jõulupuud põhimõtteliselt. Festival on seal kuskil. Selle ajal, kui me festivali jaoks valmistusime, sõime ja jõime sassi õlut, käisin ma binokliga ka vaatamas festivali ala, et kus täpselt turvad asuvad ja kus meil sisse oleks võimalik saada. Ja kui ma tagasi camping groundi jõudsin, siis sõitis meile vastu ja keegi muu kui see sama turvade auto. Ja nad tulid jälle uurima, et kas me oleme need samad tüübid, kes siin olid eelmine õhtu ja et kas me ikka plaanime üle aia minna ja põhimõtteliselt rääkisid mulle, et we're not gonna bust your balls if you wanna sneak in. Ja ma olin väga skeptiline, ma arvasin, et üritavad mind vahele võtta. Ja mingil hetkel nad võtsid festivali kaardi oma taskust ja näitasid, kus meil on mõistlik sisse minna. Ja ütlesid, et kui minna tahate, siis minge kella 8:30 paiku, et siis on turvade vahetus, et see on nagu teil siuke hea aeg, kus te saaksite sisse sniikida. Ja ega siin ei olnudki enam pikka juttu rohkem kui hakata festivali poole liikuma. Hallo, Amir, hallo. Jep, kui ma esimest korda tegin selle Trekon missiooni, siis ma sain tunda siin. Nii, me kõnnime siin Lõuna-Austraalia põlenud metsa vahel. Vaade on küll pingena. Ja otsime kohta, kus me saaksime sniikida festivalile sisse. Nagu eelnevalt mainitud, siis pilet on 5 sotti. Ei ole isu maksta seda 5 sotti, aga outfit on suht olemas. Võiks festivalile pääseda küll, aga 5 sotti küll maksta ei taha. Keeles ma ütlen iga kell, sa räägid Eesti. Sa oled täiesti anglis.
oma festivali alale sisse, kus me siis saime sisse, kohtusime 2 Eesti tüdrukuga napist. $700 on pilet ja me maksime täpselt $0 ja siis esimesed inimesed, kellega me räägime, olid eestlased ja neil on siuke setup, et sul on, saad siin magada, siis neil on heegel, et saad meikida ja värki, mis iganes naiste teema. Võrkpall. Külmkapp, see on autoga ühendatud ja siis sa saad minna teisele korrusele ööbima ja nii. Missioon Push to Festival oli great success. Saimegi $700 festivalile sisse ilma raha maksmata. Ja saime vidutseda. Järgmine sihtpunkt. Kas ta oli Vallar, Poorool või mingi siuke koht. Ühesõnaga sellest linnast algab siis meie teekond Great Ocean Roadile. Et lõpuks saab ka sõita Great Ocean Roadi. Ma olen Melbourne'is elanud mingi aeg 4 kuud ja ma olen Adelaide'is olnud varem ka, aga ma ei ole kunagi veel jätkuvalt jõudnud teha Great Ocean Roadi. Ja nüüd järgnevatel päevadel saab ka see tehtud. Ja 1. aprilliks peab siis tööle jõudma. Aga ütlen ausalt, et laikselt olen valmis küll juba tööle naasema. Aga eks näis, mis edasi ja mis tagasi. Tšau, Leona!